Tšau kõikidele kaljukitsedele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mingi Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin maid poolitaval nädalal on tulemas kaljukitsedele. Mis on tulemas siin kaljukitsedele maid poolitaval nädalal? Ai. Täitsa siuke kuri energia ütleks ja üks lõpetuse kaart veel võtta. Oi, nüüd siin tahtis mingi pakk tulla, aga võtame ühe kaardi ja hopsti, viimasena kaardina tuli see siit välja ja hea küll. Millest me nüüd siin täpselt siis alustame, eks ju? Võib-olla siis see esimene kaart, kõige esimese kaardina annan siin välja kaljukitsedele mõõkade 8. Ja mõõkade 8 on natukene siuke nagu ülemõtlemise kaart või illusioonide vangis olemine. Et võib see siin tähendada seda, et te teete enda olukorra ise keerulisemaks või raskemaks, kui see tegelikult on. Ja ta võib ka olla natukene siuke koha peal seismise energia. Et tegelikult mõõkade 8 ütleb, et võtke side silme eest ära ja hakake tegutsema, et mitte miski peale teie enda ei hoia teid nagu tagasi. Et see võib ka olla siis mineviku mingid kogemused, sündmused või hirmud, mis teid panevad nagu endas kahtlema, sest järgmised kaardid lausa on siin suhteliselt sarnased, sellepärast et siit on anda välja mõõkade 5 ja müntide 5. Ja viied on taros natukene siuksed riiukamad kaardid. Müntide 5-ga kindlasti soovitan ettevaatlik olla siin mingites rahaasjades, sest müntide 5 võib olla siuke pettuste, valede või varguste kaart. Et ta räägib hüljatustundest või puudustundest ja võib rääkida materiaalsetest probleemidest. Et kindlasti olge siin piisavalt tähelepanelik, et ei lase ennast nagu ninapidi vedada, aga samas võib see ka näidata siis, et võis olla mingi keeruline või raske olukord nagu minevikus teil hoopis. Ja võib-olla tänu sellele on teil tekkinud need hirmud, mis teid tagasi hoiavad selle mõõkade 8-ga. Ja mõõkade 5 on jällegi ka siuke nagu vaenulik või vihalik kaart, võib tähendada mingeid intriige või konflikte. Tasub kindlasti ennast siukestest probleemsetest inimestest eemale hoida. Muidugi mõõkade 5 on siuke huvitav kaart, et ta võib olla natukene siuke nagu selja taga rääkimise kaart. Ja võib ka tähendada seda, et keegi justkui soovib teile midagi nagu halba. Muidugi liigselt palju seda kartma nagu ei pea. See võib olla tegemist mingi minevikus oleva inimese või mingi suhtega. Ja väga võimalik on see, et see inimene näeb, et teil läheb ilma temata nagu palju paremini. Ja sellepärast ta nagu ongi siis nagu pettunud või justkui, et ta lasi teil minna või et asjad läksid nii, nagu nad läksid. Ja mõõkade 5-ga siis inimene justkui natukene nagu soovib, et teil ei läheks nii hästi, et siis te igatseksite teda nagu tagasi või midagi taolist. Aga see on siuke nagu klounide energia veits, et laske klounidel klounid olla ja ärge liigselt palju nagu muretsege, lihtsalt üritage ise piisavalt tähelepanelik olla ja hoida ennast nagu siukestest probleemidest või konfliktidest siis eemal. Küll nüüd aga teist rida alustame me kaljukitse jaoks sauade kuningaga. Ja sauade kuningas on kindlasti nüüd siuke hästi karismaatiline, enesekindel isik, enamasti siuke võidukas või edukas. Sauad võivad näidata siin sportlikust, head välimust, muidugi sauadega ka tugevam siuke nagu seksuaalenergia või kireenergia, sest sauad on ju aktiivsed, loovad ja kirglikud, et see on inimene, kes nagu tegutseb hästi palju või hästi aktiivne nagu inimene. Et muidugi tegemist on nüüd nagu meesenergia kaardiga, aga meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval. Siis see võib olla mõlema sugupoole kaart. Kui te tunnete ennast selles energias ära, siis see on teie energia. Kui te tunnete kedagi teist selles energias ära, siis on see selle teise inimese energia, aga ta võib olla siuke partneri, austaja või lähedase isiku nagu energiakaart. Ehk võimalusi on siin mõlemale sugupoolele ja võime nüüd tõmmata välja ka eelviimase kaardina karikate emanda. Karikate emanda ja karikate emand on siis nüüd naisenergia kaart, eks ju. Aga samas jälle ütlen, et see naisenergia võib ka olla nagu nii meesterahval kui naisterahval, et mõlemad sugupooled on siin nüüd nagu esindatud, aga karikate emand on pigem siis siuke hästi nagu spirituaalne, empaatiavõimeline inimene, hästi tugeva intuitsiooniga. See on ka tingimusteta armastuse kaart ja räägib ta siis hästi emotsionaalsest inimesest, et kui te olete ise hästi siuke emotsionaalne inimene,
inimene ja ka võib-olla hästi spirituaalne inimene ja empaatne inimene, siis on hoopis see teie nagu energia ja tõesti siis see sauade kuningas on mingi siin austaja, partner või lähedane isik. Muidugi see võib olla ka see minevikus olev inimene, kes teile siis nagu halba soovib, et võib-olla inimene, kes oli rohkem nagu füüsilise kontakti peale väljas või midagi taolist. Et see inimene siis võib teile natuke üritada nagu halba soovida, samas ei maksa seda nagu karta, et kui te ise olete ikkagi hea inimene ja annate universumile või ühiskonnale välja sihukest positiivset energiat, siis tegelikult ei saa teil siin midagi väga nagu halvasti minna. Ja noh, muidugi viimase kaardina on siin aga väljas karikate 2 ja karikate 2 on nüüd hästi sihuke tugev hingesugulus sidemekaart ja see jällegi paneb nüüd arvama, et ikkagi see sauade kuningas ei pruugi siin midagi negatiivset olla, sest karikate 2 ütleb seda, et kokku on saanud või võivad saada siis 2 sihukest suhteliselt nagu erinevat, aga samas hästi sarnast inimest, et justkui ühe nõrkused võivad olla teised tugevused ja läbi selle võivad nad luua siis hästi sihukese dünaamilise või harmoonilise sideme või suhte. Siin on palju harmooniat, siin on tasakaalu, siin on niisugust stabiilsust, ütleme nii. Ja tegelikult karikate 2 on ka nagu sihuke kaart, mis ütleb, et tänu sellele uuele inimesele või suhtele saab siis lahti lasta mingitest vanadest negatiivsetest minevikumälestustest, suhetest, inimestest või siis ka hirmudest. Ehk igal juhul mingi positiivne muutus selle karikate 2-ga siin on tulemas. Lihtsalt karikate või selle müntide 5-ga ütlen, et rahaasjades olge ettevaatlik. Mõõkade 5-ga tasub siin ennast eemale hoida konfliktidest ja mõõkade 8-ga siis võib-olla üritage vabaneda mingitest mineviku hirmudest ja võtke side silme eest ära ja proovige ikkagi kuhugi poole edasi tegutseda, sest mõõkade 8 on natukene ka sihuke kaart, mis räägib kohapeal seismisest, et ootate, et keegi teine teeks ära esimese sammu, aga senikaua kuni te ootate, te raiskate lihtsalt aega, eks ju, et pigem tehke ise see esimene samm ära ja siis te näete, mis on teiste inimeste või olukordade seisukohad ja siis te saate nagu edasi mõelda ja edasi tegutseda, et ei tasu liiga kauaks koha peale kinni jääda, siis kui tunnete, et ei ole kuhugi nagu võimalik liikuda, siis alati on natukene võimalik kuhugi suunas liikuda ja need uued liikumised võivad alati tuua siis teile avastusi. Kaljukitsed. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.